Tere tulemast vaatama oktoobrikuu saadet. Mina olen Ivor. Ja mina olen Kris. Ja tänase saate teemad on 4. oktoobril tähistasid meie armsad õpetajad õpetajate päeva. 15. oktoobril õpetas Tartu Kiirabi õpilastele elu päästvat esmaabi. 16. oktoobril külastasid meie kooli teatri- ja filmilavastaja Rainer Sarnet ning Laura Pählapuu, kes on Draamateatri peakunstnik. 24. oktoobril toimus meie koolis Tartu Haridusfestival ja ühtlasi ka meie kooli juubelipidu. 28. 31. oktoobrini käisid meie koolis vilistlased külalistundi andmas. Õpilasfirma tegevjuht ja õpib TTÜ-s ärindust. Oktoobri alguses osalesid meediamooduli õpilased Euroskola videokonkursil, mille teemaks oli mida teha plastikpakendiga. Sorteerides on meil võimalik taaskasutada plastikut näiteks ehitusmaterjalideks. 4. oktoobril oli meie koolis õpetajate päev. Õpetajatele esines Andres Tvinjaninov ja abituriendid said omal nahal tunda, kuidas on olla õpetaja. Mis sa arvad, kuidas abituriendid hakkama said? Ma arvan, et nad said täitsa hästi hakkama. Kiidame ka meediamooduli õpetajat Riho Rosinat, keda tunnustati Tartu linna aasta gümnaasiumi õpetajaks. Ning vaatame nüüd lähemalt, kuidas õpetajate päev möödus. 4. oktoobril tähistasid meie armsad õpetajad õpetajate päeva. Esimene, sa lood homse eest. Selles on lugu. Ülle ainukesena okei. Teiseks, sa muudad ja kujundad elusid. Ja, läks paremaks. Kolmandaks, elukestev areng ja karjäär. Mõned üksikud okei. Õpetajatele esines Andres Tvinjaninov ja nende töö võtsid üle abituriendid. Lehelaualt. Teeskleme, et teame väga täpselt, mida me teeme. Meil on ette antud ülesanded, mis tuleb 60 minuti jooksul ära teha. Ning olenemata sellest, kas see tund osutus kergeks või keeruliseks, eeldame, et see ongi täpselt see, mida teie iga päev teete. Oli teie esimene koolipäev? Minu esimene koolipäev oli aastal 1987, sest ma olen 81 sündinud. No ma arvan, et kuskil 70-ndatel. Ja kes seda täpselt mäletab? No minu esimene koolipäev oli ikkagi mitmeid aastaid tagasi, ma pean lausa arvutama hakkama, nii et see on 40 ja pluss aastat tagasi. Aga teiselt poolt oli ta minu jaoks veel varem, sellepärast, et minu vanemad olid õpetajad ja meie korter oli koolimajas. Ehk teiste sõnadega komku oma teadlikku elu, ma olen elanud koolimajas ja käinud kogu aeg koolis kaasas. Nii et 1. septembreid ma mäletan tegelikult väga varasest lapsepõlvest peale. Millised olid teie emotsioonid? Ma ausalt öeldes ei mäleta sellest eriti muud kui seda, et minu kõrval olev tulevane klassivend siis oli ise valmistanud kodus kleepse, sest tollel ajal ei olnud niimoodi, et lähed poodi ja ostad kleepekaid, vaid ta oli ise neid teinud niimoodi tsellofaanist, joonistanud pildi sinna peale, pannud mingit liimi ja see oli umbes nii äge nagu siis, kui keegi praegu tooks mingid 3D hologrammid kooli ja kõnniks nendega ringi. Ja meie jaoks oli see nii äge, et ma ei mäleta aktusest mitte midagi, sest enamus aega me istusime seal aula toolide vahel ja vaatasime neid kleepse. Ma arvan, et väga head. Mulle meeldis minu esimene klassijuhataja ja mul on head mälestused. Mulle meeldis väga koolimajas ja kool mulle meeldis hirmsasti, sellepärast mulle tundus, et see on nii tähtis ja nii uhke. Sellepärast, et õpetajad olid nii ilusad, õpilased alati 1. septembril olid suurte lillesüdamitega. See oli eriliselt hea tunne. Minul on mälestus 1. septembrist väga positiivne ja mulle tundub endale, et 1. september on minu jaoks tähtsam kui 1. jaanuar. Millised on teie mälestused? No peamiselt suur ärevus, hirm, ma hirmsasti tahtsin kooli minna, aga kõige tähtsam oli see, et järgmine päev oli mu sünnipäev. Võib-olla ma sellepärast ka ei mäleta kooliminekut nii väga, et mul on 2. september sünnipäev ja ma keskendusin sellele. Mälestan 1. septembrist seda, et ema tegi mul olid pikad juuksed, tegi patsid, patsidele pandi suured šlehvid külge
ja mul oli väikene must seelik ja valge pluus ja õpetaja oli hästi lahke ja tore. 15. oktoobril oli meil hea võimalus õppida Tartu kiirabi töötajatelt elustamist. Vaatame lähemalt, kuidas meie õpilased sellega hakkama said. 15. oktoobril õpetas Tartu kiirabi õpilastele elu päästvat esmaabi. Üritus toimus, sest 16. oktoobril on Euroopas taaskäivitamise alane teavituspäev. Õpilastel oli võimalus proovida elustamist ja tutvuda automaatse kehavälise defibrillaatoriga. Kas sa novembrit oled näinud? Jaa, olen küll. Kuidas sulle meeldis? See oli väga huvitav ja tahaks seda kohe uuesti vaadata. Me ei saa küll novembrit uuesti vaadata, kuid aga käis külas meil Rainer Sarnet, kes on selle filmi režissöör ja stsenarist. Temaga kaasas oli ka Laura Pählapuu, kes on Draamateatri peakunstnik. Vaatame nüüd lähemalt. 16. oktoobril külastasid meie kooli teatri- ja filmilavastaja Rainer Sarnet ning Laura Pählapuu, kes on Draamateatri peakunstnik. Rainer Sarnet rääkis oma filmist November, mis võitis 2018. aastal Eesti filmi- ja teleauhindade galal parima mängufilmi tiitli. Sellega oleks niisugune nagu armetus ja kohmakus ja niimoodi pisikestest tükikestest kokku. Laura Pählapuu rääkis lavastusest Päikeselapsed, mille kunstnik ta on. See oli niisugune päevade kaupa osalt niisugune pulga liigutamine kuskil kaamera ees. Neljapäeval, 24. oktoobril toimus Tartu Haridusfestival ning ühtlasi ka meie kooli juubelipidu. Lähemalt meie reporterilt Kristinialt. 24. oktoobril tähistasime meie kooli juubelit Haridusfestivali raames toimunud konverentsiga Haridus, mis aitab ellu viia unistusi, õhtul toimunud vilistlaspeoga ja vilistlaste külalistundidega. Konverentsil Haridus, mis aitab ellu viia unistusi, otsisime lahendusi, kuidas tänasele noorele pakkuda tema huvidele ja unistustele vastavat haridust. Arutlesime teemal, kas see on üldse vajalik ja võimalik. Oma mõtteid jagasid populaarsed külalistundide andjad Kätlin Konstaabel, Jaan Naaber, Maarjo Ansi, Tanel Samm, Sass Senno. Vilistlaspeole olid oodatud kõik kooli vilistlased ja töötajad. Kohale ei toodud ka fotoboks, millega sai jäädvustada meeldejäävaid hetki ja esinesid staarvilistlased Johanna, Joosep, Uku ja Joonatan. Kooli juubeli tähistamise lõpetasid vaheajale järgneval nädalal meie kooli noored vilistlased, kes rääkisid külalistundides rahatarkusest, majandusõpingutest, matemaatikast, sotsiaalmeediast, kultuurikorraldusest, ajakirjandusest, korporatsioonielust, ämmaemandusest. Kuidas pidu on möödunud? Päris hästi. Mina tulin paar tundi tagasi, aga muidu täitsa meeldib. Esitlused on head, etendused, väga meeldiv. Täitsa vahva, väga toredad videod ja meenutused. Mida igatsete oma kooliajast? Ma arvan, et neid toredaid sõpru ja hästi vahva oli tegelikult. Nagu kool oli tollel ajal küllaltki uus ja kõik oli nii vahva alles üles ehitamisel ja saime kaasa lüüa. Õpilasesindus oli meil väga tugev ja väga tore. Sõpru vist ma ütleks, see on nagu ainuke asi. Või võib-olla õppimist natukene, aga pigem sõpru. Kuidas on tagasi siin koolis olla? Ma käin siin tegelikult päris tihti, et käin ka tavapäevadel, aga muidu on väga hea tunne tagasi olla. Väga tore on, et jah, tore on. See on niisugune väga nostalgialaks, et hästi huvitav selles mõttes, et hästi tore on vaadata neid õpetajaid, keda kunagi nägid ja see on väga meeldiv. No ma lõpetasin see aasta, et hea tagasi olla. Ma töötan ma käin õpetaja praktikal, nii et ma olen kogu aeg koolis, nii et minu jaoks midagi uut, siin kõik on nii nagu on alati olnud.
Oktoobrikuu viimasel nädalal esmaspäevast neljapäevani käisid vilistlased külalistunde andmas. Tegime nendega paar intervjuud, et teada saada, kuidas päev läks. Täna on meil külas Kaspar Ruus, kes on selle kooli vilistlane, õpib Tartu Ülikoolis ajakirjanduskommunikatsiooni ning lisaks kõigele on ka Delfi spordireporter. Kuidas üldse sa sattusid Delfisse spordireporteriks? No ma käisin esimese õppeaasta tegin ära ülikoolis ja siis ma tundsin, et suvi on tulemas ja tahaks teha midagi kasulikku, tahaks nagu saada nüüd 1 aasta on õpitud, et tahaks saada erialast tööd ja ühtlasi saaks ka taskuraha teenida. Ja siis ma kandideerisin kõigepealt ühte jalgpalliportaali nimega Soccernet koos ühe oma parima sõbraga ja see läks niimoodi, et mina ei saanud, aga sõber sai. Ja siis ma mõtlesin, et mis seal ikka, et proovin kuskile veel ja saatsin siis Delfisse avalduse ja siis nad vastasid mulle ja pidin tegema paar proovitööd. Ja siis minu siis tulevane ülemus oli nende töödega rahul ja võttis mind tööle. Ja siis ma läksingi esimeseks suveks sinna Delfisse, kolisin Tallinnasse 3 kuuks ja läksin just sporditoimetusse. Ja seal mul hakkas meeldima ja läks päris hästi ja läks niivõrd hästi, et augustis tuli ülemus ütlema, et sinust ei tahaks enam väga lahti lasta. Et kas sa jääksid meile ka kooli kõrvalt edasi. Ja siis ma tulin Tartusse tagasi, tegin teise õppeaasta niimoodi, et tegin Delfit ja õppisin koolis. Ja siis selleks suveks läksin uuesti Tallinnasse ja selle suve tegin ka siis ära, nüüd tulin tagasi Tartusse ja nüüd mulle sügisjooksul tehti pakkumine, et tule nagu meile täiskohaga nüüd lõplikult ära. Muidu ma olin teinud nii-öelda poole kohaga ja nii-öelda suvereporterina. Ja kuna ma tundsin, et sellest võimalust ei saa hetkel väga loobudest, et pärast hiljem võib kahetseda, siis ma nüüd võtsingi selle pakkumise vastu ja nüüd olengi spordireporter seal nii-öelda ametlikult, mitte ainult enam suvereporterina seal. Ja ühtlasi ka veel käib viimane aasta ülikoolis. Peale Delfi spordireporteriks olemise, kuhu sa tulevikus tahaksid veel jõuda? No praegu ma tunnen, et just see, et ma olen just spordiajakirjanduse peal, et see mulle meeldib ja ma lähemad, ma arvan, 5 aastat näen vähemalt ennast seal. Aga ma ei välista, et ma tahan tulevikus midagi muud proovida ja võib-olla üldse minna kas televisiooni või raadiosse, aga ma arvan, et ma ikkagi jään ajakirjanduse peale üsna pikaks nüüd, lihtsalt ise, et mis valdkondades. Kuidas oli külalisõpetaja olla koolis? Väga äge kogemus oli, sest ma olin siin esimest korda andsin tundi ja kuna ma andsin koos oma kursaja ja sõbraga, siis oli see ses suhtes lihtsam, et saime kahekesti, oli nagu julgem olla ka ees ja mõlemal tuli ideid ja saime rääkida ja õpilased tundusid isegi täitsa huvitatud olevat. Suur aitäh sulle ja ma loodan, et sul läheb hästi. Täna on meil külas Anna-Liisa Visk, kes õpib Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ning on spetsialiseerunud kommunikatsiooni erialal. Kuidas sa jõudsid üldse selle otsuseni, et sa tahad õppida ajakirjandust ja kommunikatsiooni? Kui ma olin õpilane Petersoni gümnaasiumis, siis mu moodulid olid meedia, ühiskond ja psühholoogia. Ja kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen nende peale, siis see oli üsna loogiline otsus. Lisaks meil käis veel koolis rääkimas Liina Kersna oma tööst Vabariigi valitsuse meedianõunikuna ja seega pani ka just mõtlema kommunikatsiooni eriala peale. Tulevikus, kuhu sa tahaksid peale ülikooli lõpetamist edasi minna? Tahaksin teha tööd kommunikatsioonijuhina ja kindlasti tahaksin proovida ka kommunikatsioonibüroos töötamist. Sa käisid ka täna meie koolis tundi andmas. Kuidas oli? Väga tore oli. Oli näha inimesi, keda see tõsiselt huvitas, selliseid säravaid silmi. Samas paratamatult kõigile selline teema huvi ei paku, aga ma arvan, et said kindlasti sellel teemal palju targemaks. Aitäh sulle! Seoses meie kooli esimese juubeliga käivad meil sellel nädalal külas kooli vilistlased. Täna on meil külas Karoliina, kes oli õpilasesinduse president, õpilasfirma tegevjuht ja õpib TTÜ-s ärindust. Kuidas sa üldse sattusid TTÜ-s ärindust õppima? See sai alguse sellest, et ma olen väga huvitatud turundusest ning kui ma valisin endale ülikooli, kuhu minna, siis
TTÜ ärinduse eriala oli ainukene, mis pakkus piisavalt suures osas siis turundust just, et mis mind siis võib-olla nagu rohkem õnnelikumaks teeks. Peale kooli lõpetamist, kuhu sa tahaksid jõuda? Kõige suurem unistus oleks jõuda siis Calvin Kleini rahvusvahelisse turundusmeeskonda ja eelistatavalt turundusjuhiks sinna. See on väga-väga-väga lahe soov, päriselt ka. Sa andsid ka meil tundi, kuidas sul see läks? Issand, õpilased on nagu mega lahedad. Ma andsin tundi ka siis õpilasfirmade teemal, mida ma siis siin 11. klassis tegin ja tohutult palju oli uudishimu selle kohta, küsimusi sain meeletult, nii et mul tundus, et neile meeldis. Teda on hea kuulda. Aitäh sulle. Euroopas on tänapäeval suureks probleemiks plastikreostus. Plastik satub merre ja see kahjustab organisme. Mida sina teeksid plastikuga, et see vähem merre satuks? Ma arvan, et ma üritaksin ise vähem plastikut osta ja kasutada, kuid ma pakun, et meie nutikad noored oskavad selle küsimusele paremini vastata. Oktoobri alguses osalesid meie meediamooduli õpilased Euroskola videokonkursil, mille teemaks oli, mida teha plastikpakendiga. Vaatame nüüd kohe, milline nende video välja tuli. Tanklas, kodus, tänaval muudab maailma. Kui mitte täna, siis homme või ülehomme. Tahame, et meist jääks jälg, kuid kas see jälg peab olema plastikust ja kaaluma 3 tonni või saaksime ka väiksema jälega hakkama? Püüame muuta oma otsuseid, et elevandi suuruse 3-tonnise plastikust jäätmehunniku asemel jääksid meist maha biolagunevad jäätmed või taaskasutatud plastiktooted, mida saaks uuesti kasutada. Mina olen väike PD ja mina ei kasuta plastikut. Sina peaksid ka samamoodi tegema. Ma olen Lil Dill ja ma sorteerin plastikut ja võiksite samamoodi teha. Tervist! Ma olen Eutanaasia, ma ei kasuta plastiktürisi, kuna see on keskkonnakahjulik. Iga pisiasi muudab maailma. Sinu teod loevad. Ja need olid meie oktoobrikuu uudised. Tšau!